Me siis ette valmistanud sellise, mitte nii-öelda ainult esitluse, et me ei hakka siin tuimalt ainult monoloogi ja me tegime siis teile sellise Kahoot esitluse, et ma siis nüüd avan teile selle ja me ootame, et te siis kõik tuleksite ja ühineksite sellega. Nii. Muusikavõimalust meil kahjuks hetkel ei ole, aga ma loodan, et sellest ei ole midagi. Eesti muusikat on kuulda. On isegi, on. Okei, väga tore. Ma mõtlesin, et ei ole kuulda äkki. Ja vahepeal siis kommenteerin veel, et kui on mingeid küsimusi või mingeid kommentaare, midagi jäi arusaamatuks, siis lihtsalt kas tõstke kätt või siis kõige kindlam pange oma mikker sisse ja küsige julgelt, et ei taha nagu sellist monoloogi pidada, vaid pigem oleks tore, kui oleks nagu rohkem vestluse vormis ja meil pärast on ka mõeldud aega siis küsimuste jaoks. Et kui Kahooti ajal ei teki, aga pärast tekib. Siret, palju meid on seal? Meid võiks kokku olla 32 nagu mängijaid. Ehk siis matemaatika ütleb, et hetkel on 8 puudu. Tundub, et su matemaatika on korrektne. Ootame natuke veel siis. Selge, üks inimene ei saa osaleda, pole hullu, saad pealt vaadata. Aitäh teadamast, Marlen ja Pärtel. Ei, Karl Pärtel, 2 eesnime. Nii, kas meiega on keegi veel ühinemas? Vist mitte. Keegi läks ära. Aga... keegi tuli tagasi. Aga ma arvan, et me siis alustame. Et... väga tore. Nii, ma siis panen nüüd start. Juhu! Kohal, kus ei tule küsimust. Jah, siin on siuke tutvustamise slaid. Keegi ootab Siret, tahab sisse saada ka. Yes, lasen. Yes. Nii, et Kahooti /esitluse ülesehitus on siis selline, et kõigepealt natuke siukse päevakajalisi asju, vaatame, kui palju teie teate, mitte midagi keerulist, siuksed hästi elementaarsed lihtsad asjad. Siis räägime lähemalt, mis üldse on riigiteadused selle õppekava eriala kohta. Siis räägime teile oma instituudist, Skytte instituudist, siis tudengiorganisatsioonidest ning lõpuks sellest sisseastumisest. Ja siit tulebki meie esimene küsimus. Ei tohiks eriti raske küsimus olla. Okei, no jah, nagu õigesti läks väga paljudel, siis Keskerakond ja Reformierakond on tõesti praegu koalitsioonis ja siis opositsioonis on Isamaa, EKRE ja sotsid. Just. Okei, Eneken 4 hüüumärgiga on läinud juhtima. Väga hea. Eesti Vabariigi praegune kaitseminister on...
Tõepoolest Kalle Laanet. Eva-Maria Liimets on siis meie välisminister, Andres Sutt on siis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ning Kristjan Jaani on siis siseminister. Ja kusjuures Kalle Laanet käis ka sel sügisel, instituut korraldab iga sügis Kääriku sügiskooli ja Kalle Laanet oli siis sel sügisel üks esinejatest. Just. Ja Eneken still on top. Väga hea küsimus. Mis asi on populism? Ilmselt sõna, mida on väga palju kuuldud viimaste aastate jooksul. Aga mida see siis päriselt teeb ja on? Joo. Väga hea. Tundub, et olete asjaga kursis. Riigiteadlasteks valmis õppima tulema. Ja ette repiti. Ville Valdur on ees. Natukene. See on küsimus ka. Praeguse seisuga on tõesti 30, aga NATO on ka väga palju selliseid partnerriike, ja lihtsalt ongi selliseid koostööriike, aga hetkeseisuga nii-öelda täisliikmeid on 30 tõesti. Siim on juhtima jäinud. Ma olen väga uhke. Minu nime ka. Nii, kas populism võib olla poliitmaastikule kasulik? Ja, no ilmselt see nagu väite püstitus juba veits eeldus seda, et see on tõene väide. Aga tõesti, nagu populism oma nagu olemuselt ei ole halb või negatiivne. Oleneb pigem see, nagu mis kontekstis see on. Sest kui näiteks, kui juba enne toodi välja, et see aitab et see mõistab hukka eliiti ja on väga selline rahvameelne, siis kui mingi erakond, kes näiteks ei ole parlamendis või ei ole nagu valitsuses ja kui nemad on populistlikud, siis see vahel aitab tasakaalustada seda üldist poliitmaastikku ja tuua ka nagu rohkem seda eliiti või siis valitsevaid erakondi nagu maa peale või niimoodi, et nemad peavad rohkem nagu tegutsema. Et see oleneb väga kontekstist, kui see on loogiline. Just. Ja meil on uus juht IT. Väga hästi. Juba esimesel semestril riigiteadustes on selline aine näiteks nagu poliitikainimene, kus räägitakse hästi palju võimust ja võimuteooriatest ja üldse kogu nagu riigiteaduste õppe vältel see sõna nagu võim ja see, kui oluline on see poliitikas ja selles valdkonnas nagu tuleb üha rohkem esile. Et ma pole vist nagu kunagi varem nii palju rääkinud võimust, kui ma olen seda ülikooli jooksul teinud. Nüüd õpitakse, et on olemas erinevad palged võimul ja mis nende eripärad on siis kõigil. Ja Siim jälle viib. Aga nüüd riigiteadustest üldisemalt, et mis on siis riigiteaduste õppekavas
üleüldiselt sellised väärarusaamad, mis on inimestel tekkinud enne, kui nad saavad teada täpsemalt, et mis siis riigiteadustes tegelikult õpitakse. Üldiselt riigiteadused on siis tõepoolest, tegelikult sinna saaks rodu veel asju lisada, näiteks ka nagu rahvusvahelised suhted ja ideoloogiad, aga see textbox sai täis, nii et ma ei saanud lisada rohkem sinna, nii et pidin natuke kärpima. Aga tõepoolest, et see on teadus, mis uurib võimu, valitsemise vorme, poliitilisi süsteeme, ideoloogiaid, rahvusvahelisi suhteid ja nii edasi. Kas riigiteadused on juuraharu? No hea küsimus. Jaa, riigiteadused tõesti ei ole juuraharu ja see on nagu võib-olla, kuna riigiteadused nagu sõnana võivad jääda natuke segaseks, siis ma mäletan, kuidas mingi hetk ma pidin umbes 10 minutit ühele matemaatikatudengile seletama, et õigus ja juura on sama asi, aga riigiteadused ja juura ei ole sama asi, need on kaks täiesti erinevat asja ikkagi. Ja, et see on üsna siuke levinud väärarusaam või misconception, et me õpime nii-öelda õigust. Selles mõttes meil on õppekavas on õigusalaseid aineid, on näiteks inimõigused ja üleüldsegi sissejuhatus õigusesse, aga et tegemist ei ole juuraharuga. Ja ma mäletan ka, kuidas ma pidin ikka oma vanaemale seletama, et tegemist ei ole juuraga. Et ta ei olnud isegi kuulnud sellisest erialast nagu riigiteadused. Riigiteaduste õpingute lõppedes peab sinust saama poliitik. Tõepoolest ei pea. Riigiteaduste erialaga saad, maailm on avatud, saad minna ükskõik kuhu, ajakirjandust, kommunikatsiooni, ministriteks, ei pea aga ministriteks, et valikuid on hästi palju. Ja tõesti, nagu see on väga laiapõhjaline eriala, me ei õpi mingit kindlat ametit, aga inimesed on läinud nii ministeeriumitesse, on mindud kolmandasse sektorisse, on mindud õpetajaks, on mindud kas või mingiteks ametnikeks, nõunikeks, analüütikuteks. Et see nagu riigiteaduste eriala võib viia igale poole ja tuleb lihtsalt ise nagu aktiivne olla ja võimalusi otsida. Ja. Jah, väga õige. Siit on, et keegi ei propageeri ühte ideoloogiat ja ei ütle, et üks on parem kui teine, veel vähem nii-öelda erakondade näol või näitel, et õpetamine on ikkagi sellisest apoliitilisest vaatest. Mis peaeriala on võimalik riigiteadustes valida? Natuke siuke spetsiifilisem õppekavale. Ja väga õige. Võrdlev poliitika ja on praegu 2 peaeriala valikut. Varasemalt on olnud ka avalik haldus ja poliitikateooria, aga need siis suunad ei ole praegu avatud. Räägi. Ei, ma tahtsin öelda seda, et aga samas, et kui need tunduvad põnevad just see, mis teile nagu meeldiks, siis on hästi palju aineid, mida saab võtta nagu nendel teemadel ikkagist.
Ja, ja mina ise näiteks valisin rahvusvahelised suhted, sest kui nagu riigiteadused kui eriala ei öelnud mulle väga midagi, kui ma hakkasin rohkem uurima selle kohta, siis see rahvusvahelised suhted oli just täpselt see, mis mind tegelikult huvitas, et saangi õppida nagu poliitilise geograafia kohta, inimõiguste kohta, rahvusvahelisel tasemel majanduse kohta, samuti on mingeid valikaineid sellel teemal, mida saab võtta näiteks diplomaatia kohta või erinevate režiimide kohta, et see on jah, mulle nagu väga meeldib ja ma olen väga rahul oma peaeriala valikuga. Minul on täpselt samamoodi ka rahvusvahelised suhted. Algselt oli see kõige sellepärast, kuna ma olin täiesti kindel, et minust saab diplomaat kunagi. Hetkel ma enam selles nii kindel ei ole. Aga mulle ka tundus rahvusvaheliste suhete nii-öelda suunamoodulid natuke põnevamad kui võrdleva poliitika omad. Ja mulle tundub, et see diplomaadiks saamine on ka suht selline klassikaline. Ülipaljud tulevad riigiteadus õppima, nagu mina saan diplomaadiks, siis õpetavad eriala ära. Võib-olla minust ei saa diplomaat. Võib-olla saab midagi muud, jah. See on ka selline klassika. Millist kõrval eriala ei ole võimalik riigiteadus õppides valida? Ei ole siis võimalik. Ja. Ei saa võtta. On kaks eriala, mida ei saa siis kõrval erialana võtta ja need on õigus ja meditsiin. Puhtalt meditsiin sellepärast, et see on nagu nii integreeritud õpe ja õigus. Ma ei tea, mis need tehnilised põhjused on, aga see on ka vist nii nagu eriala spetsiifiline. See on hästi mahukas sellepärast. Ilmselt. Aga et õppekava maht on lihtsalt päris suur. Ja, aga tegelikult kõiki muid on vägagi võimalik. Kõige rohkem vastati kunstiajalugu. Ma ise näiteks valisin kõrvalerialaks kunstiajaloo. Väga tore on üks päev õppida inimõiguste kohta ja teine päev vaadata renessansimaale, et selles suhtes saab võtta seda, mis ennast ise huvitab. Väga palju võetakse ka majandust ja IT-d näiteks. Ja ajakirjandust ja kommunikatsiooni võetakse ka päris palju. Ja psühholoogia on veel valikus ja saab ka võtta nii-öelda filoloogiat või siis ka näiteks filosoofiat. Näiteks mina võtangi endale kõrval erialaks. Ma ei ole veel ära valinud, sest see hakkab alles teisest kursusest. Aga minul näiteks on valikus hispaania keel ja kultuur, et õppida nagu süvitsi seda. Ja kui ei ole nagu mingit kõrvaleriala, mis kõnetab, siis saab võtta nagu teise peaeriala valiku enda kõrvalerialaks, ehk siis õppida nagu veel süvendatumalt riigiteadusi. Ja, et seda nimetatakse laiendamiseks, peaeriala laiendamiseks. Et oletame, et sa võtadki rahvusvahelised suhted endal peaerialaks, aga mõtled, et mitte midagi muud sind nii väga ei köida, aga mõtled samas, et see võrdlev poliitika võib ikka päris lahe olla, siis sa laiendadki enda peaeriala ja siis saad õppida võrdlevat poliitikat ka samal ajal. Schütte instituudist. Mida Schütte pakuks teile? Nii, kas see on üks rahvusvahelisemaid instituute kogu ülikooli peale? Ja, on nii. Meil on hästi palju rahvusvahelisi õppejõude. Osa aineid ka bakalaureuse tasemel on inglise keeles, näiteks Euroopa Liidu aine. Ei ole, see on, oh my god. Endal tekkis korraks brain freeze. Igatahes, isegi kui aineid ei ole inglise keeles, siis näiteks kirjandust on, valikaineid on, mis on inglise keeles. Meil on inglise keelt kõnelevaid õppejõude ja samuti magistri tasemel on ka rahvusvahelisi tudengeid. Ja Räägi. Ja siis sellest instituudi taustast, siis on Johann Schütte järgi nimetatud, kes oli siis üks võtmeisikuid siis Tartu Ülikooli rajamise juures üldse.
et tema järgi siis ja see on ka väga huvitav võib-olla teada. Ja peale selle, et meie instituut on nii-öelda üks kõige rahvusvahelisemaid instituute kogu Tartu Ülikooli peale, siis on ka see tore asi, mida siia mainida on, et meie instituudi kaudu on väga populaarne ja võib-olla isegi mingil määral nii-öelda soositud minna ka ise vahetussemestrile. Meil on päris palju neid võimalusi või näiteks teostada praktikat välismaal, et see õpiränne on ka hästi populaarne meie instituudis. Ja, et meil on nagu Erasmuse poole pealt on meil tõesti hästi palju partnereid üle Euroopa. Üks minu kursaõde oli just Prantsusmaal, 2 tükki on praegu niimoodi, et üks on Belgias ja üks on Itaalias ja siis üks mõtles, et ta teeb terve aasta niimoodi, et ta pool aastat oli Hollandis ja pool aastat on Saksamaal, et tõesti nagu neid partnerülikoole on väga palju ja soovitame väga soojalt seda võimalust kasutada. Ja on ka võimalus nii-öelda Euroopa Liidu väliselt siis ka minna, aga seal on omad mingid tingimused. Ja peale selle on meil hästi palju ka rahvusvahelisi projekte, mida vahepeal pakutakse ka siis tudengitele. Enamus on küll suunatud nii-öelda magistritudengitele, aga on vahepeal ka pakutakse ka nii-öelda bakalaureuse tudengitele võimalust erinevates projektidest osaleda, mis on ka võivad olla rahvusvahelised, mis on tegelikult väga hea võimalus ja väga tore. Nii, kas šütteõppejõud peavad olema apoliitilised ja ei tohi kuuluda erakonda? Ja, kui nagu õppetöös ja loengutes tuleb kindlasti olla apoliitiline ja ei saa nagu õppejõuna näidata tugevalt oma meelsust. Aga samas meil on siiski ka päris palju õppejõude, kes kas endiselt kuuluvad erakonda või siis on kuulunud erakonda, et see ei ole kuidagi nagu takistatav faktor. Millist järgnevates võimaluses Skytte instituut ei paku? Nii ta on, tasuta keelekursusi kahjuks ei saa, aga huvitavaid külalisloenguid, seda kindlasti väga tihti käib meil ka Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves loenguid andmas, praktika ja tööpakkumisi on väga palju ja väga huvitavaid ka ning nagu enne mainitud, siis iga-aastane legendaarne sügiskool Kääriku sügiskool siis. Ja tõesti nagu külalisloenguid on ka varem näiteks andnud Marina Kaljurand, Yana Toom, üldse nagu Europarlamendi saadikud on üsna tavalised andma külalisloenguid ja tõesti nagu meie instituudis informatsioon ja võimalused liiguvad. Ja see sisekommunikatsioon ja kõik on see väga hea, meil siin hästi on korraldatud kõike, väga palju võimalusi on. Ka 2019. aasta QS World University Rankings aine lõikes oli Tartu Ülikooli kõrgemal kohal riigiteadused ja rahvusvahelised uuringud. Tõsi ta on, ma nüüd seda hilisemat statistikat küll ei tea, aga 2019. aastal nii oli. Nii et tulge õppima riigiteadusi.
Ja kui juba mõtted liiguvad seal suunas, et pärast bakalaureust võiks ka magistrisse jääda, siis meil on 4 õppekava. 3 neist on ingliskeelsed, aga see ei tähenda, et seal ei oleks eestlastest tudengeid, vaid lihtsalt see seltskond on seal rahvusvaheline ja osa siis kohti eestlastele on ka tasuta. Seega ja magistriõppekavad on ka väga-väga heal tasemel, et tõesti kui me räägime nagu Eestis, et Tartu Ülikool on heal tasemel, siis on, aga meie instituut on veel paremal tasemel. Ja väga paljud magistris on ka välistudengid nii-öelda, et on tulnud just Šütasse õppima. Nii et jah, on küll väga tasemel. Nii, tudengiorganisatsioonidest. Siin natuke halva kvaliteediga küll, aga kui te tulete üldse Tartusse õppima, vahet pole siis mida, me loodame muidugi, et riigiteadusi, aga siis siin on selline nagu bränd nagu Ole Rohkem, mis ühendab siis peaaegu kõiki tudengiorganisatsioone. Ehk siis kui te panete lihtsalt kas või Ole Rohkem Google'isse otsingusse ja tahate natuke sellise Tartu tudengieluga tutvuda ja mõelda, et mis tudengiorganisatsioonidega saaks sügisel liituda, siis seal on väga hea ülevaade nendest olemas. Et soovitan seda ka teha, kui nagu kogu see aktivismi ja selline tudengielu pool huvitab. Ja, sa võid võib-olla lingi äkki neile otsida sinna chati panna. Yes, ma otsin ja viskan chati. Ja. Aga tudengiorganisatsioonidest. Riigiteaduste eriala tudengiorganisatsiooni lühend on? Tõepoolest, Riigiteaduste seltsi lühend on RTS. Ja see on üks nagu väga-väga äge kogukond. Ma olen ise Riigiteaduste seltsi asepresident hetkel. Eelmine aasta olin ürituste toimkonna juht ja kohe saate rohkem teada ka selle kohta, aga ma lihtsalt ütlen, et see on nagu see tudengiorganisatsioon, mis minu jaoks kindlasti on riigiteadustes õppimise ja nagu üldse Tartus õppimise väärtust nii palju tõstnud, sest ma olen nii palju häid sõpru ja väga ägeda kogukonna lihtsalt sealt saanud. Ja, et kindlasti loodame, et kõik tulete riigiteadusi õppima, kui tulete, et astute siis ka meie seltsi, sest et tõsiselt on vahva. Me korraldame väga lahedaid asju ja teeme koos väga lahedaid asju. Pilt on siis tehtud meie suvepäevadest. Riigiteaduste tudengite poolt, kui ma ei eksi, Siret, saab parandada, siis vist 2018. aastal loodi, et iseenesest üsna värske selts, et ei ole kõige vanem just. Oli 2018 vist, jah? Ja 2018 ja selles suhtes on nagu kihvt, et need samad tudengid, kes nagu mõtlesid, et võiks mingi seltsi teha, osad õpivad endiselt nagu magistris ja väga äge on ka nagu nendega olnud mõtteid põrgatada ja kogu seda nagu kommuuni ja seltsi kasvatada. Ville Valdur is going strong. Millega järgnevast riigiteaduse selts ei tegele? Ja see on ka vist pilt suvekatest. Jep. Jaa. Me avaldame tudengite koolitöid ja arvamusartikleid. Meil on oma selline keskkond nagu poliitikalabor. Saate vaadata, ma võin panna tegelikult meie kodulehekülje ka. Faktikontrolle. Ja.
ja siis samuti nüüd oleme hakanud ka käima gümnaasiumites, eriti abiturientides tunde andmas erinevatel, põhimõtteliselt nendel teemadel, mis ise nagu huvi pakuvad ja mis nagu kokkuleppe kooliga on, et natukene ka tuua sellist teadlikkust riigiteaduste ja poliitika ja ühiskonnas toimuva kohta. Ja samuti näiteks nüüd, kui olid KOV-valimised, siis korraldasime üliõpilasesinduse ehk siis TÜÜega koostöös avalikku debatti, kus siis debateerisid kõik Tartu linnapea kandidaadid just tudengitele nagu olulistel teemadel. Ja, et tegelikult seltsis ongi meil toimkonnad, et nende külalistundide andmisega tegelebki näiteks välistoimkond, nagu mainitud sai, siis koolitöid ja arvamusartikleid ja faktikontrolle, kõike sellist vahvat, selle eest vastutab poliitikalabor. Ja siis on ka veel kommunikatsioonitoimkond, kes siis on tegelikult liim kõigele sellele seltsile ning ka siis ürituste toimkond, kes korraldavad siis seltsi liikmetele vahvaid üritusi. Mida see tähendab? Pilt on jälle väike, aga tundub, et rahvusvaheliste suhete ring on tuntud, on räägitud varem, tõepoolest. Siret, saab midagi lisada siia? Ma arvan, vaatame järgmise küsimusega ära ja siis ma saan natukene rohkem juurde rääkida. Nii, kas see on siis mõeldud ainult riigiteadlaste, ajaloolaste ja kommunikatsioonitudengite jaoks? Pildil on siis nii-öelda plakat ühest nende loengust, kus käis siis rääkimas Jüri Seilental majandusest. Ja rahvusvaheliste suhete ring ehk siis RSR on ka üks tudengiorganisatsioon, aga sellega saavad ühineda inimesed kõigilt erialadelt. See on küll nagu väiksem kogukond, et kui nagu RTS siis me võtame kõik vastu ja me lihtsalt ühendame kõiki riigiteadlasi, siis RSR on niimoodi, et sul on vaja teha väike intervjuu ja seal on nagu piiratud arv kohti. Ja üks nende selline asi, mille poolest nad tuntud on see, et iga teisipäeva õhtul korraldavad nad selliseid avalikke loenguid genialistide klubis rahvusvaheliste suhete teemadel siis. Näiteks hiljuti see teisipäev oli just Ukraina olukorrast. Aga samamoodi neil on ka enda podcast, mille nimi on Ringjoon ja siis nad teevad ka ise nagu isekeskis sise- ja välisreise. Et see on ka väga selline tudengiorganisatsioon, millega soovitan liituda, kui võimalik. Hästi kokkuhoidavad on ja teevad lahedaid asju tõesti. Sisseastumine, võib-olla see, mis palju pakub huvi siis praegu nõuetest. Riigiteaduste eriala kandideerimiseks tuleb esitada ja avaldus ja motivatsioonikiri, et soovituskirja ei ole vaja. Sisseastumiseks on vajalik sooritada erialakatse. Tõsi, erialakatset ei pea sooritama siis, kui sind võetakse eritingimustel vastu, aga see on siis olümpiaadidest, et kui sa oled võitnud või saanud lõppvooru, kas siis, siin kirjas, ma panin endale kirja, üle-eestilise matemaatika, ajaloo või ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorust.
oled võtnud osa, siis saad eritingimustel ka sisse. Erialakatse osakaal on Ehk siis lisaks erialakatsele vaadatakse eesti keele eksami tulemust, on ju? Ja siis mis nagu, kuidas nende suhe omavahel jaguneb? Ja, nii, erialakatse on tõesti 60 ja eesti keel on siis 40%. Millest koosneb üldse erialakatse? Tõepoolest intervjuust ja motivatsioonikirjast, et motivatsioonikiri on siis eeldus intervjuule pääsemiseks ja motivatsioonikirja need nõuded, et on siis kirjas, ma korra klikin, sellel siit on leidavad, et vastuvõtu tingimuste alt on siis siin on siis erialakatse kirjeldus ning siin on siis kirjas, et nõuded motivatsioonikirjale, et on vaja esitada kandideerimise põhjus ning mida sa siiamaani teinud oled või mis kogemused sul on, et mis seda soovi nii-öelda toetavad. Ning teine osa siis oma karjääriplaani, et see ei pea olema midagi kindlat, et te ütlete, et ma nüüd 3 aasta pärast tahan olla selles organisatsioonis, sellel positsioonil, vaid selline umbkaudselt, et kuhu enam-vähem sa jõuda sooviksid või mis see siht sul on. Ma olen üsna kindel, et kui ma vaatan praegu oma seda motivatsioonikirja, mis ma kirjutasin ja ma vaatan oma karjääriplaani, siis ei ole enam see, mida ma teha tahan. Seega ei tasu liiga palju muretseda. Jah, ma kirjutasin ka diplomaatia, et ma tahan diplomaatiaga tegeleda, aga nagu ma ütlesin, siis ma enam ei ole kindel, kas see on see, mida ma teha soovin. Aga jah, et see ei pea olema midagi sellist kindlat, et jah, et just sellel aastal tahan olla selles organisatsioonis, sellel positsioonil, vaid lihtsalt, et enam-vähem, et sa näitaksid sellega umbes, et mida sa selle haridusega teeksid, mis sa siit saaksid. Ja kuigi nagu inglise keele oskuste testi ei ole, siis kuna inglise keele oskamine ja valdamine on ikkagi väga oluline meie erialal, kuna hästi palju, enamik nagu mingitest teaduskirjandusest ja artiklitest, mis me lugema peame, on ingliskeelsed ja üsna keerulise keelega kohati, siis osa intervjuust toimub inglise keeles. Enne intervjuud antakse mingi väike tekst meelega tutvuda. Ja see on lihtsalt selleks, et siis šütte nagu saaks veenduda või vaadata siis, mis tasemel kellegi inglise keel on. Jah, just. Et sul antaksegi ukse taga enne intervjuud mingi paberike, siis sa saad tutvuda selle tekstiga ja siis sa lähed sinna sisse ja siis ma täpselt ei mäleta, kas nad ise küsisid mingeid küsimusi või siis sa pidid ise rääkima kokkuvõtlikult lihtsalt paari sõnaga sellest, et mis sa lugesid seal või mis sa arvad sellest, mis seal kirjas oli. Et selles mõttes, et see ongi lihtsalt näitamaks seda, et sa mõistad, et sa saad aru inglise keelest. Riigiteaduste õppekohtade arv on 45 tõesti. Siia juurde mul vist ei ole midagi rohkem lisada ka märkused. No nii, Ville Valdur endiselt juhib ja Triine on siis teiseks tõusnud. Pingeritta pääsemiseks vajalik kogu summa on 66 tõesti, et see siis moodustub teie eesti keele eksamist ja siis erialakatsest.
ja vastavalt nendele protsentidele, mis siis enne oli 40 ja 60. Mis on riigiteaduste sissesaamise lävendiks? See on siis nii-öelda otse sisse, et sa said oma punktid kätte nende erialakatsete ja eesti keele eksamist tulenevalt, et mis on see punkti summa, mida sa vajad, et sa oleksid automaatselt sisse võetud. Sa ei pea pingerida olema iga päev vaatama. 80 punkti, tõesti. Kandideerimisel on võimalik lisapunkte saada. Need on siis 2 kursust, mida on siis aktiivse kodaniku ABC ja rahvusvaheliste suhete alused. Ja lisapunkte on võimalik saada kuni 5 punkti siis. No nii, väga vähe küsimusi on jäänud, 3 küsimust ainult. Ja praeguse info kohaselt on siis 13. juunil algab siis avalduste vastuvõtt ning peaks lõppema siis 29. juunil. Ja viimane küsimus. Ja veel üks pilt siis meie suvepäevadest ka. Nii tore. Okei. Enamus tundub, et enamusega näeme siin sügisel. Mul on väga hea meel. Kaldu nii poole, et äkki veel mõtled ümber. Ja need, kes mõtlevad ja kaaluvad veel, siis ma ei tea, ma arvan, nüüd on see hea aeg panna ka järgmine slaid ja et kas teil on küsimusi? Ükskõik, mis teemal, selles suhtes ei pea nagu mingi üliametlik küsimus ka olema, et me vastame hea meelega kõigele. Nii, mul on küsimus nende lisapunktide saamise kohta ja kursuste kohta, et see 5 punkti tuleb siis, kui sa oled mõlemad kursused ära teinud või kuidas neid määratakse? Seda ma nüüd täpselt ei oska öelda. Ma tean seda, et kuna ma ise ei läbinud mingeid kursuseid lisaks, aga mõlemad on väärt 2 EAP-d ja sellele ma ei oska vastata, et kas on mõlemad vaja läbida või mitte, aga ma arvan, et võib-olla mõlemad äkki annavad siis 2,5 lisapunkti kandideerimisel. Ma ei tea, Siret, kas sina tead võib-olla selle kohta midagi rohkem? Ma ka ei läbinud neid kursuseid, aga kui sa tahad täpsemalt teada saada selle kohta, siis ma ütleks, et kirjuta, kas seal on muidu mingi kontakt juures või? Ei ole, see on lihtsalt Schütte enda, siit samalt lehe pealt ma kirjutasin endale kõrvale selle. Okei, siis... Et siin ei ole otseselt kirjas seda, aga loogiliselt võttes võiks öelda, et äkki siis tuleb 2,5 lisapunkti. Siis ma ütlen, et kirjuta Aigi hommikule, kes on meie õppekorraldusspetsialist. Ta on tavaliselt see minu go-to inimene, et kui mul on nagu mingeid õppekorralduslikke küsimusi, siis ta oskab alati kõigele vastata. Seega, ja tema, nagu ma tean, et ta tegeleb selle sisseastumisprotsessiga ka. Vot, jah, täpselt. Evelin ütleb ka, et Aigi hommikule saab kirjutada. Ma usun, et ta teab neid asju, neid tehnilisi asju paremini kui meie. Ja, seda kindlasti. Ja võib-olla neile, kes veel panid seal, et nad mõtlevad ja kaaluvad, siis kindlasti ma soovitan teil vaadata õppekava, et vaadata, mis aineid on meil kohustuslik läbida, mida saab kõrvale lisaks võtta nii-öelda vabaainetena, valikainetena, tähendab jah, valikainetena, vabained või ükskõik mida võtta. Aga et ma soovitan lihtsalt õppekavaga tutvuda. Et siis kindlasti, et minul just see oligi see, et mina olin täiesti kindel, et mina lähen õigust õppima. Riigiteadused ei olnud mul isegi variant kuni täitsa kevade lõpus siis.
kui ma hakkasin vaatama siis, mis Tartu Ülikoolil üldse pakkuda on ja siis ma avastasin riigiteadust, ma vaatasin seda õppekava ja mulle nii meeldis see. Ja siis võtsin enda kandidatuuri õigusest ära ning panin riigiteadustesse ja siin ma olen ja ma ei kahetse, mulle tohutult meeldib. Nii et jah. Tuli ka veel küsimus, et miks me soovitame just Tartu Ülikoolis riigiteaduseid õppida. Ma võin öelda, et ma tean, et TalTechis on ka sarnane eriala, aga seal on rohkem see just avaliku halduse poole ja kuna mind ise huvitas just see rahvusvaheliste suhete pool ja isegi nagu ka kui võtta võrdlev poliitika peaerialaks, siis ta nagu läheb rohkem sinna, kuidas öelda, nagu teoreetilisemasse maastikku võib-olla, et just nagu nende ainete ja suundade ja ka taseme mõttes mulle tundus Tartu Ülikool kõige mõistlikum ja parem valik minu enda jaoks. Ja ma tegelikult käisin Tallinna Ülikoolis riigiteaduste katsetel ka. Seal oli vist üks katse oli kahe eriala peale. Ma tegelikult käisin, ma sain sisse ka. Aga ma tean, et mul üks sõbranna rääkis ka, kes õppis talvel oli veel omakorda sõbranna, kes ütles, et jah, et ta õppis Tallinnas riigiteadusi ja siis ta ise ka rääkis, et jah, et Tartus tegelikult on väga suur osa ka kõikidel nende tudengiorganisatsioonidel ja seltsidel, et see tegelikult annab nii palju juurde. Sellele, et see meie eriala selts nagu tõsiselt, see on nagu kontaktid ja need üritused koos ja kas siis nii-öelda lõbusad üritused või siis nii-öelda rohkem sellise võib-olla mingi hariduslikuma väärtusega, et tegelikult see annab nii palju juurde ja et see kogukond on nagu hästi oluline, toetav ja nagu see tõsiselt ka annab õpingutele juurde, et selles suhtes, et tulge Tartusse. Ja, ma olen väga nõus, nagu Tartus on väga tunda seda tudengilinna meeleolu ja kuna ma ise käisin gümnaasiumis ja põhikoolis Tallinnas, siis osalt ma tegin oma valikuga selle põhjalt, et ma ei tahtnud Tallinnasse lihtsalt teada. Keskkonnavahetus ja selle meie seltside ja nii-öelda rahvusvahelise suhete ringi ja riigiteaduse seltsi kõrval on veel Tartus on hästi palju neid korporatsioone ja muid nii-öelda organisatsioone ka, et nagu valikut on nii palju ja see tõesti annab tunda, et siin on nagu tudengilinn. Nii et jah. Kas kellelgi on veel küsimusi? Yes, Martinilt tuli väike selline motivatsioonikirja küsimus. No nii, seda ma ootasin kusjuures. Kas sa tahad alustada siis, Brittany? Kas see küsimus oli? Ma ei näe. See on, et mis tööd näete ennast tulevikus tegemas, kuidas riigiteadused selle juures abiks on? Ma mõtlesin motivatsioonikirja. Selles mõttes see, mis mina kirjutasin. Mina, kui ma nii palju ma mäletan, siis ma kirjutasingi põhiliselt seda. Kuidas sa ennast praegu näed? Aga see on nii keeruline küsimus, ma niimoodi ei oska öelda. Ma kindlasti mingi siukse kuhugi Euroopa institutsiooni ma tahaksin nii-öelda pürgida, ja ma tegelikult ei mata seda diplomaatia ideed ka veel maha, aga lihtsalt kui ma algselt ütlesin, et ma olen täiesti kindel, et diplomaatia on see, et minust saab diplomaat, siis nüüd ma enam sellest nii 100% kindel ei ole. Aga jah, kuhugi siukesesse võib-olla Euroopa institutsionaalsesse organisatsiooni kuhugi ikka tahaksin pürgida. Kas sina tead, mida sa juba teha tahad? Täpselt kindlasti ei tea, aga ma arvan, et see suund kuidagi, ma tahaks nagu midagi ühiskonnale tagasi anda ja selle juures nagu mingid humanitaarabiorganisatsioonid, kolmas sektor pakub mulle huvi, mingil määral ka mingid suuremad institutsioonid, aga kuna ma olen natuke näinud, kui palju bürokraatiat võib avalikus sektoris olla, siis see on natuke mind eemale tõmmanud sealt. Aga ma arvan, et kuidas nagu riigiteadused on selle juures kõige suurem abi olnud, on esiteks see, et nagu see laiapõhjalise mõistmine ühiskonnast ja ühiskonnas toimuvatest protsessidest. Et miks mingeid otsuseid vastu võetakse, kuidas oleks nagu tark mingit teemat läbi suruda või tõstatada, et kogu nagu see
laiema pildi haaramine ja mitte lihtsalt oma mätta otsast erinevate asjade nägemine on kindlasti see, mis on nagu juurde tulnud riigiteaduste õpingutega. Ja ma arvan, et mul on veel nii palju õppida riigiteadustes, et loodetavasti, kui ma lõpetan, siis ma tean natuke paremini. Ja, Aga ja, ma... no oota, ma ütlen vahele siis, Jah. ja sellega on ka see, et iga kevad ja sügissemester on ju täiesti erinevad ained, siis ongi see, kus sa mõtled, et ja mulle täiega meeldis aine rahvusvahelised suhted ja siis ma ei tea, mul tuleb aine poliitökonoomiast, ma mõtlen, okei, see on okei, võib-olla hoopis selle aine raames on mingi ametikoht või mingi spetsialiteet, kuhu ma saan nagu spetsialiseeruda, et see ongi see, et sa võtad neid aineid ja sa aina rohkem nii-öelda saadki teada ja siis tekib neid erinevaid huvisi ja suundusi võib-olla juurde. Ja ma mainiks veel seda juurde, et praktika on ka ülihea viis, kuidas paremini teada saada, et mul näiteks kursuõde käis Välisministeeriumis praktikal, üldse igal pool ministeeriumites on praktikatel käidud, kohalikes omavalitsustes on käidud, et ma arvan, et see annab ka nagu see võimalus minna praktikale aitab ka kindlasti palju paremini aru saada. Nii, Enekenil oli käsi tõstetud ja siis ma näen, et meil on chatis üks küsimus ka, aga ma võtan siis Eneken, palun. Ma unustasin üldse ära, et ma tõstsin käe, aga ma kõigepealt tahtsin küsida Priit, et miks sa hakkasid kahtlema selles diplomaatias ja siis mu teine küsimus on see, kuidas seda motivatsioonikirja karjääriplaani nagu üles ehitada, et kui sa seda sealt lehelt loed, siis see tundub selline väga ulme, et ma lõpetan gümnaasiumi, et ootate mul karjääriplaani, et mis mõttes, et vedas teile, et ma üldse nagu jõudsin siia, et ma tean, mida ma tahan teha nüüd järgmine aasta, aga jah, et kuidas seda nagu üles kuidagi panna valmis või niimoodi anda edasi, et see ei oleks selline, et ma ei tea, tahan saada presidendiks või kellelgi ma kuulsin, et keegi tahtis saada Ukraina presidendiks, et see oli mingi legend, aga selline nagu mõistlik plaan. Jah, aitäh. Ma alustan siis alguses, et diplomaatia. Ma arvan, et see oligi see, et ma tegelikult ma tulin riigiteaduse õppima, aga ma ju päris kindlalt ei teadnud, mida ma hakkan õppima. Ma vaatasin seda õppekava küll, ma vaatasin, et see tundub mulle kõik nii huvitav ja et see on täpselt nii-öelda minu teema, et ja mulle meeldivad kõik sellised asjad, et ja diplomaatia on siuke hästi siuke levinud nii-öelda amet, mida sa mõtled, et poliitika, et poliitika juures. Ja ka sellepärast, kuna ma mõtlesin, et okei, mind huvitab poliitika, aga mind huvitab ka väga sellise nagu rahvusvaheline kord ja rahvusvahelised suhted, et mitte nii-öelda selline kohalik poliitika siis. Ja ma mõtlesingi, et okei, diplomaatia ja ma kirjutasin ka enda motivatsioonikirja, mind huvitab diplomaatia või siis nii-öelda Euroopa need institutsionaalsed organisatsioonid. Aga miks siis enam diplomaatias ma nii kindel ei ole, ongi see, et nagu õppides erinevaid aineid ja võttes on lihtsalt, ma olen nii palju nagu selliseid uusi ideid saanud, et tea, et kuhu poole hoopis nagu võiks pürgida. Et ma arvangi, et juba see, et mul oli hästi nagu kitsas siuke vaateväli, et ma mõtlesin, et okei, diplomaatia või ongi see, et ma lähen ministriks või midagi sellist, et nii-öelda neid õppides ongi praegu lihtsalt silmaring on nii-öelda avardunud. Ja motivatsioonikirja ma võin otsa lahti teha, Siret saab täiendada. Nagu ma ütlesin, siis nad ei taha su käest mingit kindlat karjääriplaani. Aga et kuidas seda kirjutada, siis mina kirjutasin umbes niimoodi, et täpselt ma teile öelda veel seda ei saa. Aga et ma pürgin selle poole ja see huvitab mind ja siis ma kirjutasingi, et miks see mind huvitab põhimõtteliselt, et miks ma tahaksin võib-olla midagi sellist teha. Et see ei ole kindlasti see, et nad eeldavadki sult, et sina ütled, et sa soovid saada nüüd maaeluministriks ja või jah, et selles mõttes ongi see, et nad ei taha sult midagi kindlat teada, et nad lihtsalt tahavad näha, et sul oleks mingi siht silme ees, et see nagu, et kuidas sa saaksid seda haridust, mida sa hakkad omandama, ära kasutada. Aga eks iga vestlus on erinev, aga ma võin isegi öelda, et minu käest ei küsitud mu tulevikuplaanide kohta vestlusel mitte midagi. Nii et jah, Siret, kuidas sul oli või mis nõuandeid sa annaksid? Ma nagu täiendaks veits sellega, et ma arvan, ma lähtusingi sellest, et mis nagu temaatika mind huvitab, et olgu see siis kas mingi rahvusvahelised suhted, humanitaarabi, äkki mingi majanduse temaatika,
äkki on hoopis mingi kaitsetemaatika, on ju, et mis on see nagu, mis sind sütitab, siis võib-olla uurida natuke selle kohta, et kuhu üldse selles valdkonnas on võimalik jõuda. Et mingis mõttes ma arvan, on hea näidata, et sa natuke nagu orienteerud selles teemas. Et kui mind huvitab mingi kaitsevaldkond on, siis ma tean, nagu, mis need organisatsioonid on, mis nagu minu võimalused on ja siis rääkida, et jah, umbes, et mina nagu pürgiksin sinna poole. Ja teisalt üldine motivatsioonikirja soovitus, ma ütleks, on see, et näidake, et te olete nagu õppekavaga tuttavad. Ehk siis kuidas riigiteadused toetavad seda, võidki näiteks vahepeal tuua välja nagu mingeid kindlaid aineid, mis sa nagu pead võtma või mida sa tahad võtta, et sa näitad, et sa oled nagu kursis, kuhu sa päriselt kandideerid. Ja et selles suhtes, et kui te kirjutate sinna, et mulle meeldib laulmine, see on väga tore, aga selles mõttes riigiteaduste sisse saamisega see väga nagu ei anna mingeid nii-öelda kuidagi mingeid eeliseid selle, aga samas kui sa ütled, et ma olen tegelenud näiteks väitlemisega või et mul oli gümnaasiumis aine või kursus poliitilised ideoloogiad või õigussuund või kuidagi, siis see omakorda, et sa oled juba midagi sama valdkonna lähedale nagu õppinud, siis see nii-öelda, kui sa kirjutad selle oma motivatsioonikirja sisse, see näitab sinu motivatsiooni, et ka miks võib-olla siin need riigiteadused huvitavad ja miks sa just tahad riigiteaduse õppima tulla. Nii, ma vaatan, et Eneke, sa tõstsid uuesti käe. Meil on vahepeal chatiga üks küsimus tulnud, et ma küsin, kas sul on nagu jätkuküsimus või sul on see on jätkuv ja see on selline väike küsimus. Ma tahtsin teada, et mis teie nagu taust on, et mida te olete teinud siis selle teema kohta, et seal motivatsioonikirjas peaks ju ka rääkima sellest, et kus sa oled osalenud ja millega sa oled tegelenud, et seda valikut toetada, et millega te olete tegelenud? Ja, ma käisin vahetusaastal ÜFU-ga Taanis ja siis ma rääkisin sealt, kuidas kõik kultuurid ja rahvusvaheline kogemus ja see nagu mind mõjutas ja ma olen hästi palju, olin aastaid tagasi ka mingite Erasmuse projektidega seotud. Et siis ma arvan, ma tõin nagu seda palju välja ja ma arvan, et veits olen väitlemisega tegelenud, aga tõesti motivatsioonikiri on nagu koht, kus rõhuda oma tugevustele, et ma arvan, et ma tõingi seda nagu rahvusvahelist ja kultuuride vahelist õpet ja kuidas see mind nagu mõjutas. Ja see, kuidas ma tõin ka konkreetselt välja, et kuidas ma käisin ühel Erasmuse koolitusel Hollandis, mis siis rääkis Euroopa Liidu või Europarlamendi valimistest ja täpsemalt nagu noorte osalusest ja siis see oli veits mul nagu see eureka hetk, et see on nagu äge ja see huvitab mind. Minul on see nii palju, et mul oli gümnaasiumis siis 12. klassis oli mul valikmoodul õigusruum ja politoloogia. Samuti ma olin varasemalt läbinud Tallinna Ülikoolis kursuse rahvusvahelised suhted. Ma olen ka natuke väitlemisega tegelenud ja üks võib-olla see tugev punkt minu motivatsioonikirjas oli minu 11. klassi uurimistöö. Ma siis uurisin enda kooli õpilaste hoiakuid rassismi ja ksenofoobia suhtes. Ma võiks öelda, et see minu uurimustöö teemal püstitati kõige rohkem küsimusi minu vestluses. Et need küsimused tulevad ka muidu pigem lähtudes teie enda motivatsioonikirjast. Aga ma ei taha, et see kedagi heidutakse, kui te mõtlete nüüd, et okei, mina ei ole võtnud mingit kursust või ma ei ole saanud ei ole osalenud kusagil mingis suunamoodulis või et ma ei ole tegelenud sellega, et see ei ole selles suhtes, et see ei ole mingi määrav asi, et ma ei ütleks, et sellepärast, et ma olen varasemalt tegelenud nende asjadega, et ma just sellepärast võib-olla sisse sain, aga selle tugevuskohtade rõhumisele, et ma nõustun sellega absoluutselt, ma ütlesin, et ma olen väitlemisega tegelenud, ma käisin 2019. aastal üleriigilisel väitlusturniiril. Ma ei võitnud seal mitte midagi, ma lihtsalt osalesin. See oli kusjuures niimoodi, et ma olin just väitlusklubisse astunud, see pakkumine tuli, siis ma mõtlesin, et okei, mis seal ikka, et ma olen proovin siis. Ja ma kirjutasin seda oma motivatsioonikirjast, ma nägin seda väärtusena, et kui ma näitan, et ma olen käinud võib-olla seal, kuigi tegelikult ma ei võitnud mitte midagi, ma ei saavutanud mingit kohta seal, aga ma ikka mainisin ära selle, et ma osalesin seal, et selles suhtes, et mõelge hästi, mida te olete teinud ja et pange rõhku siis nendele asjadele. Ja võib-olla kogu see motivatsioonikirja temaatika kokku võtta sellega, et
lisaks sellele, et mainida nagu, mida te olete teinud, minu arust on oluline ka nagu veits analüüsida, et näidata, et okei, jah, ma käisin väitlemas, aga miks see oluline on, miks see nagu kasuks tuleb, mida ma sealt õppisin. Et nii nagu mingi kogemus ei pruugi olla nagu võib-olla nii nagu atraktiivne, aga kui sa suudad näidata, et see pani sind mõtlema või et sa tegid sellest mingeid järeldusi ja siis seetõttu sa hakkas sind nagu rohkem huvitama, et ma arvan, siis see muutub juba palju väärtuslikumaks. Ma vaatan, meil on ajaga üsna kitsas. Siia vahepeal chatti tuli veel üks küsimus, mis on siis, kuidas soovitate vestluseks ette valmistada? Ma võib-olla teen su otsa lahti. Minu väga praktiline soovitus on enne seda vestlust vaadake nädal aega lihtsalt iga päev Aktuaalset Kaamerat ja lugege uudiseid. Nagu tulevad aktuaalsed küsimused ja kui mitte midagi ei oska selle näiteks tuua, ja siis on ikka veits kehvasti, et olge nagu enne vestlust, olge veits kursis sellega, mis maailmas toimub. Ja ma siis lisan juurde siia, et jah, see on väga hea soovitus, sest et mis mina tegin, eks ma ikka jälgisin uudiseid pidevalt, aga enne vestlusele tulemist sõitsin siis Tartusse, siis ma terve tee autos lugesin uudiseid, terve tee lihtsalt vaatasin, panin endale märkmeid, et mis toimub. Aga intervjuul ma siis tahan öelda, et ei küsitud mitte millegi, vähemalt minul ei küsitud mitte millegi kindla kohta. Mulle nagu paluti ise rääkida, et öeldigi mulle, et räägime, mis on siis hetkel aktuaalne või mis hetkel maailmas toimub. Ja ma ise põhimõtteliselt sain valida siis selle teema, mille kohta ma tean või oskan midagi kõige rohkem öelda, et ma siis saingi sellest rääkida. Aga see ei pruugi olla kõige sama, et need vestlused on hästi sellised individuaalsed ja kindlasti ei ole ühtegi stampküsimust, mida ma oskaks ette anda. Aga lihtsalt jah, et enne vestlust tegelikult meie õppejõud on väga toredad, et ei tohiks, mina ise arvasin, et mul läks jumala halvasti see vestlus tegelikult, aga siin ma olen ja ei läinud nii halvasti, nii et jah. Ja minu arust nagu ikkagi osa küsimusi on selle motivatsioonikirja põhjal ka, et soovitan eelnevalt veel nagu motivatsioonikirja üle vaadata, lihtsalt näida nii enesekindlana kui võimalik ja küll läheb kõik hästi. Nii, Eneken, kas sul on veel küsimusi? Viimane väike küsimus. Kes intervjueerib? Õppejõud. Nimeliselt, kui saab. Seal on mitu intervjuud toimub korraga ja vist 2. Mul oli küll nagu 2 erinevat õppejõudu. Neid on nagu, sul võib sattuda ükskõik kes. Kui sa tahad võib-olla, ma ei tea, natuke eeltööd teha, selles mõttes sa ei tea enne, kes sul on seal, kui sa kohale jõuad, aga kui sa tahad, siis sa saad Schütte instituudi lehelt on seal inimesed ja siis seal on õppejõud, siis saad vaadata sealt nimesid ja pilte. Aga kõik on väga toredad, viskavad nalja ja ei ole kurjad. Nii, kas kellelgi on veel äkki mingeid küsimusi, mõtteid? Me oleme mõnusalt üle ajaga läinud, aga see on ainult sellepärast, et teil on nii head küsimused ja meile väga meeldib rääkida. Seega täname kõiki, et te sellest töötoast osa võtsite. Loodame, et said targemaks ja loodetavasti kaldus mõtlen ja kaalun veel ka siis rohkem jahi poolele. Mainin ka, et kui te tulete riigiteaduse õppima, siis teil on esimesel semestril ka tuutorid, kes on väga-väga ägedad iga aasta ja meil on ka nagu riigiteadustes traditsiooniks kujunenud mingid kindlad üritused, mida tuutorid korraldavad. Seega seda nagu sotsiaalset ja tutvumispoolt kindlasti on. Ja, et kohe on nagu siuke soe vastuvõtt ja kõik on hästi toredad ja meil ongi see, et ka kuna meil on ainult riigiteadlased on meie instituudis, siis tegelikult ma arvan, julgen väita, et suurem enamus ikka tunnevad kõiki ja et kõik ongi nagu suured sõbrad. Me olemegi nagu üks suur perekond, et kõik on hästi nagu sõbralikud ja kõik kursused suhtlevad omavahel ja magistriaste suhtleb bakalaureusega ja et see on nagu tõsiselt lahe nagu siuke community.
Ja kui teil peaks mingi hetk veel küsimusi tekkima, siis ma julgen väita, et võite meiega ühendust võtta. Facebooki võite kirjutada ja, või siis jah, pigem Facebooki. Ja. Hakkame meiliaadresse panema siia. Nii et jah, me loodame teid kõiki sügisel näha, või suve lõpus juba tuttavaks saada. Ja sellist on meie poolt on kõik siis. Aitäh! Aitäh teile! Ja täiega! Aitäh!